Ta nimetas end hulluks Mike Hughesiks, kuid tema tegelik motivatsioon polnud hullumeelsus, vaid väsimatu kuulsuse janu. Mike Hughes unistas sellest, et jääda ajalukku kui kõigi aegade suurim hulljurge. Raketiehituses sai tema pääsetee. Iga ise tehtud aurujõul töötav rakett viis teda aina lähemale kosmosele, aina lähemale kurikuulsusele. Kuid 22. veebruaril, aastal 2020, maksis Hughesile kuulsuse ema elu hinnaga. Mike Hughes ei olnud hulljulgete kogukonnas võõras nimi. Sündinud 9. veebruaril 1956 Oklahoma City's, sai ta juba varakult inspiratsiooni kiirusest ja ohust, omandades selle vastu huvi mootorrattavõistluste kaudu. Kuid just limusiinid, mitte mootorrattad, olid need, mis tõid talle esimese kuulsuse maigu. 2002. aastal püstitas mulletiga Hughes Guinessi maailmarekordi, hüpates Lincoln Town Car pikendatud limusiiniga hämmastavad 103 jalga. Limusiinitrikk tõi talle üleriigilist tähelepanu, kuigi see oli alles ERO-g eesootavale pearoale. Hughesel olid veelgi suuremad unistused, ta unistas California kuberneriks kandideerimisest ja sellest, et jääda lõpuks ajalukku kui kõigi aegade suurim hulljulge. Alles siis, kui Hughesi tee ristusid vandenõuteooriatega, hakkas tema kõige ambitsioonikam unistus kuju võtma, ehitada isevalmistatud aurujõul töötav rakett ja lennutada end sellega. 2014. aastal Hughes lõpetas oma esimese raketi ehitamise Arizona kõrbes. Ta väitis, et lendas 1374 jala kõrgusel, kuigi videomaterjali selle kohta polnud, ning tekkisid kahtlused, kas ta tegelikult üldse sees oli. Hughesi suur raketialane läbimurre tuli siis, kui ta 2016 haakus Lapiku maa vandenõuteooriaga. Kuigi ta ise polnud tõeline uskuja, mõistis Hughes, et Lapiku maa kogukond võiks olla tema rakettidele ideaalne raha ja tähelepanu allikas. Esitledes end ristisõdijana, kes lendab piisavalt kõrgele, et teha pilt ja tõestada maa kettakujulist vormi, toetasid lame maa pooldajad teda heldelt. Nende toetusel kogus Hughes kiiresti piisavalt raha, et ehitada uus rakett. Kuid loa saamine stardiks osutus keeruliseks, kuna Hughes keeldus vajalikke lubasid Bureau of Land Managementilt hankimast. Pärast VV2C, ebaõnnestunud stardid, asukohavahetused ja trotslik suhtumine võimudesse, õnnestus Hughesil lõpuks edukalt lennata Mojave kõrbes 2018. aasta märtsis. Rakette jõudis umbes 1875 jala kõrgusele, mis on peaaegu sama kõrge kui Vabadustorn New Yorgis, enne kui Hughes maandus langevarjuga turvaliselt tagasi maale. Kuigi ta jäi stardis ellu, sai Hughes siiski mõned vigastused, sealhulgas seljavalusid tugevatest G-jõududest. Pärast maandumist kontrollisid meditsiinitöötajad ta üle ja hiljem sai ta teada, et oli murdnud oma teise nimmelüli. Lõpuks tõestas Hughes, et ta ei loobunud oma missioonist, hoolimata paljude kriitikast, kes nimetasid tema Lapiku maa uskumusi ekslikeks. Stardust endast sai meediasündmus, mida voogedastati ning kus 2 kommentaatorit jõid õlut ja võtsid viskipitse. Video sündmusest levis hiljem laialdaselt internetis. Selle saavutuse toel hakkas Raccoon stardi unistus selgemaks muutuma. Raccoon, mis tuleneb sõnadest rakett ja õhupall, on tahkekütusel töötav uurimisrakett, mida ei süüdata kohe maapinnal, vaid see viiakse esmalt gaasiga täidetud õhupalli abil ülemisse atmosfääri, seejärel eraldatakse õhupallist ja süüdatakse. Hughes ja tema partner Waldo Stakes kavandasid kõrgelennulise õhupalli ja raketi ühendamist, et jõuda kosmose piirile. Kui see õnnestub, uskus Hughes, et temast saab kõigi aegade suurim hulljulge. Aga kõigepealt vajas ta rohkem avalikkuse tähelepanu ja rahastust. Hughesi konkreetne eesmärk oli jõuda Karmani joonele, kus maa atmosfäär ja kosmos kohtuvad, 62 miili maapinnast kõrgemal. Sealt väitis Hughes, et ta suudab kindlaks teha, kas maa on lame ketas, nagu ta kahtlustas, või hoopis kera. Aurujõul töötavas raketis oli 3 soojendit, mis pidid tootma piisavalt auru, et paisata kaskadöör vähemalt 5000 jala kõrgusele õhku. Ta lootis saavutada tikkkiiruseks kuni 425 miili tunnis. See eesmärk viis saatusliku päevani, 22. veebruarini, aastal 2020, kui Hughes startis oma viimasele lennule. Kui tootmismeeskond filmis Science Channeli sarja jaoks nimega Homemade Astronauts, Hughes startis Barstowi, California kõrbest uue raketiga. See pidi olema lihtsalt veel üks väike, kuid dramaatiline samm Raccooni unistuse suunas. Tragiliselt jäi see Hughesile viimaseks sammuks. Vahetult pärast tippkõrguse saavutamist hakkas rakett tõrkuma. Langevari, mis pidi laskumist aeglustama ja Hughesil turvaliselt maapinnale laskuda aitama, avanes enneaegselt ning rakett kukkus tagasi maale. Õnnetust nägi pealt vaid käputäis inimesi, nende seas vabakutseline ajakirjanik Justin Chapman, kes kirjutas raamatut Hughesist. Chapman kirjeldas õnnetust kui õudset,
ma nägin raketi startimas, ütles Chapman. Tundus, et kõik läks hästi, aga siis nägin, et langevari avanes liiga vara. Rakett hakkas kontrollimatult pöörlema ja siis kukkus see maapinnale. Kui rakett nina ees alla sööstis ja ta ei vabastanud 13 langevarju, mis tal raketis olid, paljud inimesed karjusid ja hakkasid nutma, rääkis Chapman BuzzFeed Newsile. Kõik olid šokeeritud, kui ta alla kukkus, ega teadnud, mida teha. Raketta kukkus mõne sekundi jooksul, nina ees otse kõrbe pinnasesse kiirusega 500 miili tunnis. Hughes hukkus koheselt, olles 64-aastane. Tõenäoline põhjus oli langevarju liiga varajane avamine pärast seda, kui rakett riivas stardiredelit, kuigi Hughes oli ohtlikult keeldunud lisamast automaatseid langevarju avamismehhanisme turvameetmena. Õnnetuspaiga analüüsi ja lahkamistulemuste põhjal usuvad eksperdid, et Hughes sai kokkupõrkel maaga kogu kehas katastroofilise nüritrauma. Loogijõudu leevendavate ettevaatusabinõude puudumine ja Hughesi suur kiirus kokkupõrkel muutsid tema vigastused eriti raskeks. Peamiste organite kahjustused koos surmava sisemise verejooksuga tuvastati ühe tõenäolise surmapõhjusena. Kõhuõõne verejooks, mis tekkis selliste organite nagu Hughesi maks ja põrn revenemisest, oleks viinud hüpovoleemilise šokini. Lisaks täheldati lülisamba murde ja tõenäolist seljaaju läbilõiget, mis oleksid olnud surmavad funktsioonikaotuse ja närvisüsteemi kahjustuse tõttu. Kokkupõrke ajal tekkinud tugev piitsalöögi efekt lülidele ja kaelale oli väga tõsine. Veel üheks leiuks oli traumaatilised peavigastused ja tõenäoline ajuverejooks. Kokkupõrke järsk peatumine põhjustas Hughesi ajupõrkumise tema kolju siseküljele, mida tõendasid luumurud ja turse. Seda tüüpi kinnine peavigastus kahjustab sageli ajutegevust ja osutub surmavaks. Kokkuvõttes nõustuvad eksperdid, et mitme organi puudulikkus, närvisüsteemi trauma ja üldine koekahjustus, mis tekkisid äärmiselt suure kiirusega kokkupõrkes, viisid Hughesi traagilise lõpuni. Ise tehtud rakett ja piisavate ohutusmeetmete puudumine aitasid oluliselt kaasa tema vigastuste raskusele. Šokeerivast õnnetusest murtuna kogunes grupp pealtvaatajaid järgmisel päeval, 23. veebruaril, aastal 2020, stardipaika. Need olid fännid, kes olid tulnud starti vaatama. Igaüks neist oli pisarates, kui nad vaatasid kõrbes kohta, kus tragöödia oli aset leidnud. Vaatamata karmidele kõrbeoludele otsustasid mõned minna jalgsi vrakki vaatama, enne kui see uurimiseks ära viidi. 25. veebruaril toimus pidulik rongkäik Shilohi kalmistul Apple Valley's Californias. Julgepead, keda mõnes ringkonnas väga hinnati, austas väike leenajate hulk, kes oli kogunenud tema haua ümber. Tema partner Waldo Stakes ja mõned fännid tulid hüvasti jätma. Kuigi Hughes oli elanud ühiskonna äärealadel, oli tema julge vaim inspireerinud paljusid. Hughesi surm oli tragöödia, kuid see tuletas ka meelde amatöörraketinduse ohte. Hughes oli osav insener ja ehitaja, kuid ta ei olnud väljaõppinud astronaut. Tal polnud võimalust teada, kuidas tema rakett ülemises atmosfääris reageerib, ja ta polnud valmis võimaliku rikke jaoks. Surmas liitus Hughes nende huljulgete panteoniga, kelle hulka ta kaua oli püüelnud, kuigi mitte nii, nagu ta oli ette kujutanud. Selle asemel, et saada vaieldamatult kõigi aegade suurimaks kaskadööriks, sai Hughesist hoiatav näide sellest, kui õhuke on piir julguse ja hoolimatuse vahel. Tema radikaalsed vandenõuteooriad ja kuulsusejanu varjutasid ratsionaalse mõtlemise, viies ta mõistmatute riskideni oma tehtud seadmetega. Kuid kõigist tema puudustest hoolimata soovivad Hughesi sõbrad, et tema julget vaimu mäletataks. Võime suurelt unistada ja seiklusi taga ajada, elab edasi neis, keda ta inspireeris. Võttes julguse proovida võimatut, näitas Hughes, et piisava kire ja visadusega on võimalik saavutada uskumatuid tegusid. Ta elas elu täiskäigul kuni lõpuni välja. 2021. aastal otsustas Apple Valley linn, et 3. oktoober, Hughesi sünnipäev, saab olema Mad Mike Hughesi päev, et austada tema kartmatu pärandit. Mälestusmärk püstitati raketi stardipaika, olles esimene monument linnas, mis on pühendatud kaskadöörile. See tähendusrikas mälestusmärk seisab samas paigas, kus Hughes sooritas oma viimase stardi, näidates tema ekstsentriilise elu mõju. Kuigi tema lahkumise asjaolud olid traagilised, inspireerib Mike Hughesi julge vaim jätkuvalt neid, kes soovivad piire ületada ja võimatut üritada. See oli Mad Mike Hughesi lugu, tõeline hulljulge, kes elas elu täiskiirusel kuni lõpuni välja. Tema julgeid saavutusi ei unustata,